Tere, mina Tanel Riivits ja see on Võlnikud TV 3. videoreportaaž. Tänases reportaažis võtan jutuks 97. aastal sündinud Kaspar Kütmani võlad. Kaspar on pärit Viljandimaalt ja tema võlnevus sai alguse jaanuaris 2016 aastal, kui ta allkirjastas laenulepingu, millega tal oli kavatsus maksta auto järelmaksu. Kõnealust laenulepingut oli Kaspar alguses valmis täitma. Ta kinnitas seda mitu korda, et ta sooritab osamakseid, kuid siiski nende osamaksete tasumiseni ta lõpuks ei jõudnud ja põhjendas ta seda sellega, et tema põhimõtteliselt ei asu seda võlnevust maksma. Hoiatasin Kasparit, et see asi läheb kohtusse ja hiljem kohtutäiturile ja tema võlad kasvavad. Seda kõike oli tal võimalik vältida, kuid see teda ei kõnetanud ja lõpuks läkski asi kohtusse ning juunis 2016 langetas kohus otsuse, et Kasparil tuleb võlg täielikult tasuda. Kusjuures kõnekas on lisada, et kohtumenetluse käigus Kaspar ei esitanud oma põhimõtteliselt tõekspidamisi ega muid vastuväiteid võlale ja nii see asi lõpuks jõudis Soome kohtutäituri kätte. Võlasaldo on tänaseks natuke alla 8500 euro ja see on täielikult tasumata. Olen Kasparit korduvalt hoiatanud ja talle võimalusi pakkunud, et ta tuleks oma võlast rääkima kaamera ette ja et asi läheb videona interneti üles. See ei ole Kasparile huvi pakkunud ja neid võimalusi ta kasutanud ei ole. Järgmiseks vaatame üle Kaspari võlatoimiku ja tema enda esitatud seisukohad võlale. Kohtulahendi sai Kaspar kätte ja seda vaidlustada ta ei soovinud. Järelikult kõik sobis. Seejärel kohtulahend jõustus. Kuigi enne kohtusse pöördumist sain Kasparilt erineval ajal 2 kinnitust, et ta ikkagi kavatseb ja soovib maksta laenulepingut. Ei ole te seda raha tasunud, et olete ju leppinud kokku igakuiselt 10. maksete teostamise, aga kui me nüüd kalendrit vaatame, siis esimene osamakse tähtaeg on mööda. Ja seda raha laekunud klient teiega kontakti kuidagi ei saa, et nimelt väldite tema kontakteerumisi. Ei, mul palgapäev on 18. ja siis ma sooritan talle makse. Selles mõttes. Aga nagu viimati rääkisime, ütlesite mulle, et 19 saate palga, et saate esimese osamakse teha, et kui me kalendrit vaatame, siis täna ongi see 19, et... Ja ma ootangi, millal tuleb palk. Okei. Ei läinud palju aega mööda, kui Kaspar teatas, et ta siiski ei kavatse hakata laenulepingut täitma. Peale kohtuotsuse kättesaamist teatas Kaspar mulle veel üht-teist ja soovis, et ma rohkem pingutaksin võla sisse nõudmiseks. Kaspari osas leidub veel teinegi kohtuotsus tasumata võla kohta, mis on kinnitatud andmetel samuti jäetud maksmata. Jääb igaühe otsustada, kui usaldusväärne Kaspar on rahalistes suhetes. Mina loodan vaid seda, et ta kunagi ikkagi tasub oma võlad kenasti ära. Ja kui ta seda teeb, siis mina kindlasti avalikkust ka sellest teavitan. Tänan vaatamast, jagage videot, jagage infot, peaasi, et järgmised inimesed ei saaks rahaliselt kahju ja kohtume järgmises videoreportaažis. Kui huvitud sellest, kes veel on võlgades ja kellega ei tasu rahalisi suhteid luua, oled oodatud liituma Eesti suurima ja vanima võlnike info Facebooki grupiga, kus on avaldatud vaid dokumentaalselt tõestatud võlainfo.